Traumeeriv sündmus on selline elusündmus, mis on ootamatu, intensiivne, kujutab endast inimesele tõsist füüsilist või emotsionaalset ohtu ning ületab inimese käesoleva toimetuleku suutlikkuse. Kusjuures mainitud oht ei pruugi olla otsene ega isegi objektiivne, vaid ka subjektiivselt tajutud oht. Kui inimene kogeb midagi sellist, kutsub see suure tõenäosusega esile raskeid üleelamisi. Sõda ja sellega kaasnev kahtlemata kuulub selliste sündmuste hulka. Traumeeriva sündmuse kogemine toob kaasa tugeva stressreaktsiooni. Selle automaatse reaktsiooni eesmärk on tagada ellujäämine ohtlikus ähvardavas olukorras. Inimesed kogevad sellises olukorras ohutunde suurenemist, kontrollitunde vähenemist ning ajutist toimetuleku suutlikkuse vähenemist. See on ühelt poolt universaalne reaktsioon, kuid samas ka unikaalne, sest iga inimese traumakogemus on subjektiivne. Väga paljudel juhtudel järgneb sellele esmasele reaktsioonile tasapisi kohanedes rahunemine ja tavapärase toimimise juurde naasmine. See kõik võtab umbes 3-4 nädalat. Muidugi ei tähenda see, et siis on inimene taas oma tavapärases olekus, aga ta suudab sammhaaval enda kogemusega tegeleda, oma toimetulekut taastada. Kui seda ei juhtu, siis saame rääkida juba traumajärgse stressihäire võimalikkusest. On hea teada, et kõigil traumeerivat sündmust kogenud inimestel ei kujune traumajärgne stressihäire. Traumajärgset stressihäiret diagnoosib vastava väljaõppega arst. Käesolev video ei räägi traumajärgsest stressihäirest, vaid traumeeriva sündmuse kogemisele järgnevast üldisest mõjust, millega psühhosotsiaalse kriisiabi töötajad sõja eest põgenevate inimeste toetamisel kokku puutuvad. Sõda on oluliselt laiem ja mitmekihilisem, kui märksõna sündmus viitab. Sõda on laiaulatuslik, inimtekkeline katastroof. Selleks, et paremini hoomata, mida sõja eest põgenevad inimesed läbi on elanud, tuleb meil rääkida sellest, milline on inimese teekond sõjapiirkonnast turvalisse varjupaigariiki. Selle teekonna vältel seisavad nad eri etappides silmitsi erinevat tüüpi stressorite ja traumeerivate hetkedega. Vaatame seda teekonda 3 etapis. Esimene etapp hõlmab kõike seda, mida inimesed kogevad enne kodust lahkumist. Koduriigis on nad juba enne teele asumist võib-olla tunnistajaks olnud pereliikmete, sõprade või ka lemmikloomade vigastada saamisele või surmale või oma kodu ja teiste tähtsate kohtade ja asjade hävimisele. Võib-olla on nad kogenud või olnud tunnistajaks piinamisele, vägivallale või muud sorti traumeerivatele sündmustele. Teine etapp on lahkumine. Lahkumine hõlmab endas ridamisi väikseid hetki, milles igaühes võib olla oma oht, oma raskus ja oma õud. Ainuüksi juba asjaolu, et keegi on sunnitud lahkuma ja jätma oma kodu ja palju muud olulist maha, minema teadmatusse ja ka kõike siinset teadmatusse jätma, on kirjeldamatult raske. Lahkumisel seistakse silmitsi mitmete raskete valikutega, alates sellest, kas lahkuda, mis hetkel lahkuda, kas oma asju saab kaasa võtta, milliseid asju saab kaasa võtta. Perekonnad võivad seista silmitsi olukorraga, kus nad ei saa või ehk neil ei õnnestu koos lahkuda või nad ei vali üheskoos lahkuda. Teekonna jooksul koduriigist turvalisse varjupaigariiki võivad põgenevad inimesed kogeda või tunnistada mitmeid ohtlikke hetki, keerulisi piiriületusi, olelusvõitlust, vägivalda ja muid kannatusi, näiteks pereliikmete eraldamist. Inimesed, kes jäävad sõjakoldesse kauemaks, kogevad tõenäoliselt rohkemaid kohapealseid koledaid episoode. 3. etapp on saabumine varjupaigariiki. Ühelt poolt tähendab see, et nüüd on otsese sõjaohu eest eemale saadud, ent ees ootavad uutmoodi stressorid ja kohanemist nõudvad väljakutsed. Inimene leiab end võõrast keskkonnast, informatsiooni on ühelt poolt üleujutavalt palju, samas aga mitte piisavalt, et selgust saada. On ebakindlus näiteks immigratsiooni staatuse ja tuleviku suhtes, kardetakse võib-olla tagasisaatmist.
on mure või lein oma kodumaale jäänute lähedaste osas ning kogeda võib ka nii-öelda ellujääja süütunnet. Mina olen siin, paljud teised aga mitte. On teadmatus igapäevase toimetuleku ees ja igasuguste praktiliste küsimuste osas, näiteks igapäevane toit, aga ka tööle saamine ning laste haridusküsimused. Väljakutseid esitab ka kohanemine uues kultuuri- ja elukeskkonnas. Silmitsi seistakse keelebarjääriga, kohata võib ka vaenulikku suhtumist. Inimene on väga tõenäoliselt vähemalt osaliselt ära lõigatud oma toetavast võrgustikust. See tähendab, et ta on ilma jäänud ühest kõige baasilisemast toeallikast. Tugevam šokk võib saabuda just siis, kui inimene on siia kohale jõudnud. Põgenemise adrenaliin läheb alla ning see ressurss, mis muidu oli mobiliseeritud ellujäämisele ja põgenemisele, on nüüd vabanenud ka selleks, et mõelda läbielatule, käesolevale ja eesootavale. Kogu seda teekonda saadab määramatus, teadmatus, ettearvamatus. Üsna kõik, millele inimene on oma elu üles ehitanud, on kaoses. Kõige selle foonil on oluline ka mõtteis hoida, et sõjategevus toob kaasa suuri moraalseid küsimusi, eetilisi dilemmasid inimese sees. Seda nii vahetult kui ka kaudselt sõjategevusega ja sealhulgas ka infosõjaga kokku puutuvatel isikutel. Kui me oleme tunnistajaks millelegi, mis on tugevas vastuolus meie moraalsete tõekspidamistega, võib see põhjustada tohutut moraalset stressi, rääkimata olukordades, mis sunnivad inimesi käituma vastupidiselt nende endi väärtustele, moraalinormidele ja tõekspidamistele, näiteks olelusvõitlused. Süütunne, häbi, enesele suunatud põlgus ja viha on mõned märguanded, mis viitavad moraalsele kriisile. See võib raputada inimese kõige sügavamaid uskumusi või religioosseid tõekspidamisi ning seeläbi kahjustada tema olulist toimetulekuvõimekust. Hoomates sõja eest põgeneva inimese läbi elatud, saame pisut aimu selle oletatavast mõjust. Eelnev kirjeldus aitab loodetavasti ka meeles hoida, et iga inimese kogemus selles mitmekihilisuses on alati unikaalne ja subjektiivne. Ka see, kui tugeva kriisina mõju avaldub, sõltub paljudest teguritest. Ühelt poolt sündmusest endast, sellest, kui ulatuslikud ja rasked on olnud kogetud üleelamised. Sõja kontekstis me räägime ilmselgelt äärmiselt laiaulatuslikust ja sügavalt puudutavast katastroofist. Mõju tugevuse avaldamisel omab rolli ka see, kui intensiivne on olnud iga konkreetse inimese kokkupuude selle sündmuse erinevate koledustega, näiteks kui ebameeldivad on olnud kogetud vaatepildid, lõhnad, hääled. Kui paljut ta koges? Kas ta koges kõike seda vahetult või näiteks läbi meedia? Erinevust võib luua ka asjaolu, millisel hetkel inimene oma koduriigist lahkuma asus. Võib oletada, et need, kes lahkusid hiljem, on selle võrra ka rohkemate või intensiivsemate sõjakoledustega vahetult kokku pidanud puutuma. Teiselt poolt mõjutab reaktsiooni tugevust iga konkreetse inimese endaga seotud tegurid, näiteks tema varasem taust. Kas tal on olnud varasemalt vaimse tervise probleeme? Kas ja milliseid varasemaid traumakogemusi tal on olnud? Aga ka see, kas ja kuidas ta nendega varasemalt toime on tulnud, milliseid toimetulekuviise on ta omandanud. Rolli mängivad ka inimeste individuaalsed erinevused, näiteks tundlikkuse aste, kohanemisvõime, stressitaluvus, üldine meelelaad. See, kuidas inimene talub määramatust. Lisaks ka isiklik sotsiaalne võrgustik ja muud ressursid. Igal inimesel on omad tugevused ja toimetulekuoskused. Traumakogemus on küll subjektiivne ning igal inimesel omanäoline, kuid saab üldistada, et traumeerivas olukorras olnud inimestel võib see mõju avalduda teatud viisidel. Näiteks suurenenud reaktiivsuses. See tähendab, et inimese ohutaju on kõrgenenud. Ta võib olla ülivalvsuse seisundis, pidevas valmisolekus võimaliku ohuga silmitsi seismiseks. Sellise püsiva pinges oleku pealt võivad inimesed reageerida ootamatu käitumise või tugeva emotsiooniga. Igatahes on see kurnav ja ebameeldiv seisund
ning selleks, et ennast sellest säästa, võivad inimesed püüda vältida kõike, mis neile kogetud traumat kuidagigi meenutab. Ja teatud määral on mõistlik piirata oma kokkupuudet trauma meenutajatega, kuid kui see kujuneb laiaulatuslikuks vältimiseks, eemalhoidmiseks, hakkab see tegema rohkem kahju kui kasu. Võib-olla meenub ka iseenda kogemusest kõrgenenud reaktiivsuse hetki. Näiteks õudusfilmi vaatamisel, kus pinevatel hetkedel ka täiesti juhuslik krõbin võib panna tugevalt võpatama. See on sarnane reaktsioon, kuid tugevas stressis olnud inimestel on see reaktsioon intensiivsem, laiaulatuslikum ega piirdu üksikute hetkedega, vaid on pidev. Ülemäärane reaktiivsus häirib ka und ja see kõik kokku on meeletult kurnav. Mõju avaldub ka selles, et eneseregulatsiooni võimekus on vähenenud. Pidev stress kurnab toimetuleku ressursse ning sellega seonduvalt on enesega hakkama saamine raskendatud. Näiteks enesehoolitsustegevused nagu enese pesemine, regulaarne hambapesu, juuste kammimine võivad väheneda. Ühelt poolt, kuna need ei ole kõige muu keskel nii prioriteetsed, aga ka kuna ressursid on ära kurnatud ning sellisteks tegevusteks, mis ei ole hädavajalikud, lihtsalt ei jagu jaksu. Vähenenud eneseregulatsiooni võimekus väljendub ka selles, et inimene ei pruugi suuta rakendada oma toimetulekuoskusi näiteks oma emotsioonide või käitumise reguleerimiseks. See kõik viitab, et inimese ressursid on kurnatud. Trauma mõju avaldub ka mõtlemisprotsesside ülekoormatuses. Ohuolukorras ei tööta aju samamoodi nagu tavaolekus, vaid kõik ressursid on orienteeritud nii-öelda ellujäämisele. See võib väljenduda selles, et inimene ei pruugi mäletada mingeid episoode oma kogemusest või ei pruugi osata vastata justkui lihtsatele küsimustele, nagu näiteks millal on su lapse sünnipäev? Kas sa täna söönud oled? See võib ehk jätta muljet, et inimene ei taha koostööd teha, kuid viitab tegelikult trauma mõjule. Aju tegeleb kriisiolukorras teiste ülesannetega ning teisel viisil kui tavapäraselt. See mõjutab nii info vastuvõtmist, selle analüüsimist, tähelepanu, keskendumist ja mälu. Lisaks, mida võib esineda, on näiteks pealetükkivad mälusähvatused või mälupildid, kus inimene taas kogeb koledaid hetki, justkui leiaksid need aset siin ja praegu. See võib aset leida ka unenägudes. Vältimist. Inimene võib püüda hoida eemale kõigest, mis mingit pidi seostub läbielatuga. Sest iga meenutaja võib esile kutsuda koormavaid mälupilte või tugevaid reaktsioone. Vältimine võib tähendada seda, et inimene piirab näiteks uudiste vaatamist või loobub meediast ja sotsiaalmeediast sootuks. Inimene võib vältida kogetust rääkimist või püüda isegi vältida ka sellest mõtlemist. Et seda saavutada, võib ta näiteks püüda hõivata end võimalikult paljude muude tegevuste või mõtetega, mis ei seostuks tema jaoks kogetuga. Olukorrad, kus ei ole võimalik vältida, võivad mõjuda selle võrra raskemalt, näiteks rahvahulgad või tiheli olek ühistranspordis. Inimese jaoks võib see seostuda näiteks põgenemissituatsiooniga ning kui ei ole võimalik seda parasjagu vältida, võib see esile kutsuda väga intensiivset ärevuse ja hirmutunnet või vallandada taaskogemise reaktsiooni. Võib oodata ka väga erinevaid emotsioone. Hirm, viha, raev, kurbus, aga ka justkui ootamatud emotsioonid, näiteks, et inimene on lõbusas meeleolus. Mõni inimene võib olla ka justkui emotsioonitu, tuim, apaatne. Ta võib tunda, et ta ei suudagi midagi tunda. Kõik see on normaalne reaktsioon ebanormaalsele olukorrale ning kindlasti ei tohiks mis tahes emotsiooni osas olla hinnanguline. Tähelepanelik tasub olla ka esmapilgul nähtamatute tunnete osas, nagu näiteks tugev äng, abituse tunne, lootusetuse tunne, süütunne. Kõik need on ootuspärased reaktsioonid äärmuslikule õudsale olukorrale. Seda tasub meil endil ise teada ning selgitada ka inimesele, kes kõike seda kogeb. Arusaam sellest, mis toimub ning et see on normaalne, mõjub rahustavalt. On oluline, et kriisis olev inimene saaks kogeda tuge, mis pakuks turvatunnet, emotsionaalset leevendust ning toetaks esmaste praktiliste vajadustega toimetulemisel. Sellest võib sõltuda, kuidas toimub inimese edasine kriisist taastumine.